Nii, tere sulle. Ma ikka ei saa, ma pean nendest suhetest veel kord rääkima. Sellepärast, et aina rohkem ja rohkem ikkagi tulevad inimesed just suhte teemaga. Mina olen siis Kairi Kuusma ja suhte teemadel on mul siin ka ennem olnud videosid, nii et võid neid vaadata. Mul on suhte teemaline ka koolitus, lühikoolitus, mida saad minu kodulehelt osta. Ja ma panen selle siia alla ka. Ja mis on ikkagi üks ülioluline osa on see, et õpi ennast tundma. Õpi ennast tundma, mis on sinu juurpõhjus oma käivitustel, reaktsioonidel, emotsioonidel. Ja kui sa selle endast selgeks saad, siis on võimalik sellest välja hakata ennast treenima. Nii et need juurpõhjused võivad olla väga erinevad ja need võivad olla ka mitte seotud päris sellise lapsepõlve kohaga, vaid võib-olla ka natuke mingi hilisema ajaga. Nii et mina soovitan hakata ikkagi ennast niimoodi pingsalt uurima, et mis on olnud sinu elus midagi sellist, mis on sinu süsteem teinud nii enda omaks, et sa siiamaani vastavalt sellele käitud ja reageerid. Nii et ja see on nii harjumuspärane. Mul eile oli just üks klient ka, et ta ütles, et ma poleks iial arvanud, et see periood, kui ta oli õppis ja elas ühiselamus, et see periood teda siiamaani mõjutab. Jah, mõjutab sellepärast, et seal oli nii mitu aastat elatud ja sealsed need harjumused on nii süsteem võtnud omaks, et me reageerime ja emotsioneerime siiamaani nende põhjal. Nii et see ei tähenda ainult seda, mis on väga varajases lapsepõlves olnud. See võib olla minu eluetapp olnud mingisugune. Samamoodi on kooseluga, paarisuhtega. Kui ma olen seal kuskil juba väga harjumuspäraselt hakanud käituma, siis ma ei saagi sellest aru, et ma reageerin teatud asjadele, selle järgi tuleb emotsioon ja see on nii automaatne, täiesti automaatne. Nii et saa teada, õpi ka ennast tundma, ei väsi seda kordamast, õpi ennast tundma ja aru saama, mis on sinus see koht, juurpõhjuste juurpõhjus sinu reaktsioonidele ja emotsioonidele. Nii et mõnusat enda uurimist. Alati võid ka minu poole pöörduda. Ma olen aidanud väga paljusid just neid reaktsioonpõhjuseid endas välja selgitada ja tänu sellele, et inimene saab aru oma sellest reaktsioonist, juurpõhjusest, ta saab hakata sellest ennast välja kruttima. Ja palju sellist lisapinget hakkab lahtuma. Nii et edu sulle ja ikka rõõmsalt edasi. Mõnusat päeva!